Kristus on üles tõusnud. Amen. See Varakiriku tervitus on nii hea ja täna hommikul ka, kui ma oma lapsed üles ajasime, või nad ärkasid, siis see tuli nii loomulikult, et Jeesus on üles tõusnud ja me oleme täna ma mõtlesin sellele, et ülestõusmise pühapäev on viimased tõesti aastad olnud see päev, kui ma olen jutlustanud ja iga kord on see sama küsimus, nagu Oolius ütleb, et kuidas see, et mitte seda päeva kirja kohta võtta ühelt poolt, vaid Jumal, mis on täna oluline meie jaoks tänasel päeval. Just sellel päeval, kui me täna siin kirikus oleme, kuulame seda online'is, mis on Jumal sinu jaoks tähtis. Ja mulle tuli prohvet Hoosea raamatust 6. peatükist ja 6. salmist see üsna tuttav salm nendele, kes loevad piiblit sagedamini. Need, kes ei loe nii sagedasti, see võib teile olla täiesti uus. Aga Jumal ütleb midagi sellist, pange tähele, ma tahan halastust, mitte ohvrit. Ja Jumala tundmist enam kui põletusohvreid. Halastus, ohver ja Jumala tundmine. Need on 3 sõna, mis tulevad siit salmist hästi välja. Ja need määravad suures osas ära sinu suhte Jumalaga. Halastus, ohver ja Jumala tundmine. Me oleme täna siin sellepärast, et Jeesus on üles tõusnud. Meid ei oleks siin, kui Jeesus ei oleks üles tõusnud. Kui oleks leitud, et need, kes nägid seda sündmust pealt, need, kes rääkisid sellest, need, kes panid kirja selle ajaloolise isiku Jeesuse Kristuse sünni, kui oleks leitud, et see on vale, meid ei oleks täna siin. Kristlikku kirikut ei eksisteeriks ja me ei räägiks siin mitte sõnagi. See on see tagajärg. Jeesuse Kristuse ülestõusmine on põhjus, miks me täna siin oleme. Punkt. Siin ei ole ühtegi teist muud põhjust. Kas sul oleks täna midagi muud teha? Jah. Kas sul oleks tööd teha? Jah. See ei saa kunagi otsa, öeldakse eriti, kui sul on eramaja. See on lõputu töö. Aga üks päev nädalas nimetatakse hingamise päevaks. See on see päev, kui sa usaldad kõik Jumala kätte ja eriti oma töö. Sest täna sa ei saa panustada, täna ei sõltu mitte miski sinust. See on jäänud sinna kuskile ootele, kuni homme hommikul sa silmad avad ja alustad taas mingi hetk oma tööga. Meie ei näe täna Jeesuse ülestõusmist nii, nagu nägi seda Maarja Magdalena, tühja hauda ja kohtus Kristusega. Meie ei näe seda nii, nagu nägi seda Peetrus, kes jooksis hauale. Meie näeme seda täna tunnistajate kaudu. Meie usume täna Kristust tunnistajate kaudu. Ja täna meid nimetatakse kristlasteks. Jeesuse järgijad 2000 aastat hiljem, kes pani täna tähele, Moko gospelkoor oli täna hommik Anuga saates ja ma nägin seda klippi, kui küsiti, et mis teie sõnum on nendele, kes ei usu? Mis su sõnum on nendele, kes ei usu? Hakka uskuma, usu ikka, mis sul viga on, ole normaalne või ära ole normaalne.
tule ja proovi. Ja Jumala sõna ütleb tegelikult veel lihtsamini, kes otsib, see leiab. Ma olen näinud sageli just need inimesed, kes ütlevad Jumala kohta, et ma ei tea, kas ta on olemas või ei ole. Aga ega nad ei otsi ka. Kes otsib, see leiab. Mis iganes asja kohta see kehtib. On sul kadunud prillid, mis sul on parasjagu tegelikult peas, mis on kadunud või on midagi muud, kes otsib, see leiab. Jeesus, kui tema oli Getsemani aias vahetult ennem risti löömist, ütles selle palve, mis on väga sügav palve, sest see palve kehtib ka täna ka meie kohta, sest ta ütleb nii, et ärgu sündigu mitte nii, nagu mina tahan. Mõtlesin, et meie enamus ei palu nii. Meie enamus palume, et saaksin ma ometi, mida ma tahan. Sest oleks ju silmakirjalik öelda, et me oleme täna siin kohal, istume ja meil ei ole oma tahet. Kõigil on oma tahe. Sina tahad täna midagi. Sul on mingi soov, sul on mingi palve. Saaks selle lahendatud, saaks selle tehtud, saaks ometi sinnamaani juba. Ja Jeesus, kes on oma elu õhtul teatud mõttes ja teab, mida ta peab läbi elama, ütleb, aga ärgu sündigu mitte nii, nagu mina tahan, vaid nagu sina tahad. Me vaatame täna 3 asja. Me vaatame täna halastust, mida Jumal tahab anda. Me vaatame täna ohvrit, mida üritab inimene anda. Üritab. Mulle meeldib see sõna. See on pool luhtunud tegevus. Üritasin, aga tuli välja nagu ikka. Ja Jumala tundmine, kuhu see kõik peaks meid viima. Aga vaatame seda Jeesuse elu kaudu. Ja mulle jäi silma täna hommikul Johannes evangeeliumis selline kirjakoht, kus Jeesus on olukorras, kus seal on üks naine, kes tabati abielu rikkumiselt. Täna midagi sellist ei tehta, aga siis tehti. Tabati abielu rikkumiselt ja Moosese seadus käskis sellised surnuks visata kividega. Kes teie seast on patuta, visaku esimesena kivi tema pihta, on Jeesuse sõnad. Olukord on tõsine, isegi kriitiline, rahvas on maruvihane, siin tuleb tegelikult õiglus panna maksma, pooleldi nagu kuskil Riigikogu ees või seal Vabaduse väljakul plakatitega, tead selline nagu marurahvuslus on sees, paneks õige kõik mättasse. Selline tõeline Eesti mehe sisemine viha tuleb välja. Ma toon lihtsalt paralleeli sellele õigluse janule, mis peab saama maksma iga hinna eest. Aga too lugu räägib naisest ja tema on tabatud abielu rikkumisest ja kõik teavad, et ta on süüdi, kõik teavad, mis seadus ütleb ja seadus ütleb hästi lihtsalt, ta tuleb surmata. Millest me räägime? Mille üle me hakkame veel vaidlema? Mida te tahate veel arutada? See võiks kohtus olla ja kohtus juristidel on oma keel, nemad räägivad sellist seaduse keelt ja nad väänavad seda ja ütlevad, no jaa, aga tegelikult jäi teil üks täpp siit seadusest puudu ja kuna see seadusest täpp on puudus, siis ja nii edasi. See kõik on üks selline tohutu vaev. Aga Jeesus teeb midagi hoopis drastilist ja ta paljastab, tegelikult ma ütleks, paljastab Jumala südame. Ta näitab tegelikult, mis on siis Jumala südames. Me nägime alguses, mis inimese südames on. Sellest saame me kõik hästi aru, sest me oleme inimesed. Aga sellest, mida Jeesus teeb, me väga hästi aru ei saa, ennem kui sa ei ole näinud ja kogenud seda Jumala südant. Tema ei alusta kiviga.
tema alustab halastusega. Me peame mõistma, et see ei ole lihtsalt üks ilus piibli lugu või ilus hetk piiblis, üks paljude seast. See ei ole juhuslik tegu. Ja ma ütlen, et sellepärast, et see on tegelikult ilmutus. Süst ei ole sees, jah? On ikka sees. See on ilmutus. Sa küsid täna ja võib-olla ka muudel päevadel, et aga ma ei mõista väga hästi Jumalat või ma ei näe või ma ei saa sellest teie Jumalast väga hästi aru, aga ma avan sulle praegu läbi selle kirja kohta ühte arusaama, et milline on siis Jumala süda. Sul on siin üks vastus, siin on, et Jumala süda on halastav süda. Vastupidine inimese südamele. Ta on halastaja. See on nagu akna avamine Jumala südamesse. Sa täna küsid, milline on Jumal? Jumal on halastaja. Sa ei vaata ainult, mida Jumal ütleb, vaid sa vaatad, mida ta teeb. See inimene oli väärt surma. Jumal on halastuse Jumal. Me näeme kirjakoha järel väga sarnaseid sündmusi. Sama muster. Inimesed, keda ühiskond ei aksepteeri, inimesed, keda religioossed juhid ei väldivad, hoorad, igasugu maksukogujad, ärimehed ja nii edasi, kurjategijad, nende juurde Jeesus nüüd läheb. Ja pange tähele, mitte õigustama pattu, vaid selleks, et tuua halastuse kaudu meeleparandus. Ja võt see on see koht, kus religioon eksib. Mida teeb halastus inimesega? Üks on selge, halastatud inimene ei jää samaks. Ta muutub. Midagi muutub, kui kellegi on halastatud. Hea tegu, mida on kellegi tehtud, muudab meid. Üks päev Kärt just autos ütles, ta hakkas viima ostukäru tagasi poodi ja keegi naisterahvas nii rõõmsa näoga ütles, aga ma viin ise, mul on sinna teekond. Ja see tegevus teda puudutas. Ma olen korduvalt siin koguduses jaganud Victor Hugo raamatust Hüljatud. Aga ma ei saa mööda sellest Jean Valjeani loost. Sellest mehest, kes on elanud väga karmis maailmas. Ta on õppenud, et ellu jääb ainult see inimene siin elus, kes võtab. Ja kui sa tahad siin elus hakkama saada, ettevõtluses, elus üldse, sa pead olema agressiivne. Sa pead olema võitja. Sa pead tahtma. Sa pead koolid läbima. Sa pead tegema kõvasti tööd. Ja selline arusaam oli ka temal, aga see viis ta vangi. Ta jääb vahele. Ja mingi hetk, kui ta siis ka seal sellest vanglast vabaneb, siis ta hakkab ringi käima ja ta saab öömaja ühe preestri juures. Ja ta muideks siis tasub oma heategijale, kuidas? Nagu ikka meil öeldakse, et heategija saab ikka karistada. See on vale, aga vaatame kohe, mis siis juhtub. Nimelt selle preestrit ta varastab tema ainsad hõbe siis küünlajalad. Aga ta jääb vahele ja ta tuuakse tagasi ja ausalt öeldes kõik on selge. Siin ei ole mitte midagi vaielda. Ta number on olemas, tema number on vangi number. See vangi number, tema on eksinud, ta jääb vahele. Ja seadus ütleb nüüd väga lihtsalt, see mees on, teda ütleme siis peaks tabama karistus, uuesti vangi. Aga nüüd ütleb preester midagi, mida ta ei suuda unustada mitte kunagi. Sa unustasid need küünlajalad ka võtta. Ja ütleb, et need, mis sa võtsid, et täpsemalt ütleb, et need küünlad unustasid sa võtta ja ma ju kinkisin need sulle.
Vaadake, see ei ole õiglus. See on halastus. Siin on midagi, mida väliselt ei saa seletada. See ei ole õiglane. Ja miks see on nii oluline sõna ka sulle, on see, et me oma südames kogu aeg ajame taga õiglust. Aga miks nad ei ole minuga õiglased? Miks mu ema ei ole muga õiglane? Miks tütar ei ole õiglane? Miks poeg ei ole õiglane? Miks te ei käitu õiglaselt? Miks te hiljaks jääte? Õiglane. Aga Jean Valjean ei lähe lihtsalt minema, vaid Jean Valjean sulab täielikult. Mitte sellepärast, et ta sai aru, vaid ta hakkab küsima, miks? Miks ta nii minuga tegi? Miks ta näitas mulle halastust? Miks? See ei ole loogiline. Ja see on see koht, kus halastus hakkab tema südames tööd tegema, kus halastus teeb selle mehe pehmeks, tema südame pehmeks. Sest halastus paneb inimese küsima, mida õiglus kunagi ei tekita. Mitte kunagi ei tekita. Õiglus ütleb, et sa saad, mida sa väärid. Halastus küsib, miks ma sain midagi, mida ma ei vääri? Miks? Ja ma ütlen, et see murendab inimeses seespoolt. Seespool hakkab inimeses midagi tööle. Halastus muideks ei õigusta pattu. Halastus murrab patuse. Kõige ilusam asi Jumala kuningriigis on näha murtud meest ja murtud naist, kes ei õigusta enam seda, mida nad tegid ja kus nad olid. Ja see on täpselt, mida Jeesus Johannese evangeeliumi 8. peatükis teeb. Naine on süüdi. Kõik teavad seda. Aga Jeesus ei alusta kividega. Ta alustab halastusega. Ja mul on küsimus sulle, see on retooriline küsimus. Kas sa kunagi oled päriselt kogenud halastust? Sest kui sa oled, siis sa ei saa enam niimoodi edasi elada. Halastus sunnib inimest meeleparandusele. Me ei ole seda väärt. Aga me saame selle Rooma kirjas 2:4. Vaadake, mis vahe on õiglusel, halastusel. Õigus on see, et sa saad, mida sa väärid. Sa tegid nii, sa saad. Kõik on pattu teinud ja kõik on surnud. Surm on patupalk. Punkt. Halastus on see, et sa ei saa, mida sa väärid. Sa ei saa, su peale halastatakse. Ja muideks arm on siis see, et sa saad, mida sa ei vääri. Sellepärast ka need sünnipäeva lapsed, kui nad sinna isa lilleaeda viidi, tundsid ennast, et me nagu ei vääriks neid lilli siin. Aga Jumala aias ongi nii. Nii, et need lilled kuuluvad sulle, sa võid neid noppida. Religioon ütleb, et inimesed peaks Jumala juurde tulema sellepärast, et muidu nad lähevad põrgusse. Olin vist üks 3-4 aastane poiss, kui ma käisin kodutänaval ringi seal onu Arnole, ütlesin, et onu Arno, et kui sa suitsetamist ei lõpetad, siis sa lähed pergusse. Onu Arno ütles, et ei lähe miskit. See suits ei vii mind kuskile. Jumal ei tõmba enda juurde inimesi hirmuga, halastusega tõmbab. Jumal on halastaja Jumal, räägib täna ülestõusmispühade hommikul, püha vaim meiega. Sul on vaja täna kellegile halastada ise ka. Sinu vastu on eksitud. See maailm on täis katkisi inimesi, kelle hinged on täis haavu, 20-30 aastat tagasi öeldud sõnu, reetmist,
hüljatust. Hüljatust, puhast verd hüljatust. Kas sa tead, mida nad mulle tegid? Üksikvanemad, üksiklapsed. Jumal tahab öelda, et ma tahan halastust rohkem tee keskel kui ohvrit. Ohver. Nii psalmides kui Heebrea kirjas on sama viide sellele samale kirja kohale. Tapa ohvrit ja roa ohvrit ja põletusohvreid ja patuohvreid ei ole sa tahtnud. Ega ole need sulle meelepärased, kuigi neid ohverdatakse seaduse järgi. Inimesed toovad ohvreid Jumalale ja tal ei ole need meelepärased. Sest ta ütleb, et ma tahaks midagi muud. Ma tahaksin midagi muud inimesed teilt. Ma ootan teilt midagi muud. Johannese evangeeliumis on veel üks sükene huvitav lugu sellest, kuidas jüngrid küsivad ühte meest nähes, et kuule, et kes on pattu teinud nende peres. Ja ma kujutan lihtsalt ette, et jüngrid nagu lihtsustasid kõike. Ahaa, keegi on haige, järel kui pattu teinud, siis saabki nii lahendada neid asju. Ära enam tee ja kanname ohvrit. Jeesus vastas talle, et ei ole pattu teinud tema ise ega tema vanemad, vaid temas peavad avalikuks saama Jumala teod. Mitte kõik kannatus ei ole karistus. Aga iga kannatus saab olla koht, kus Jumal ilmutab oma au. Ja inimene teeb siin väga suure vea, kui ta ei mõista, mis temaga toimub, sest kui ta ei mõista, mis temaga toimub, hakkab ta tooma ohvrit. Nüüd me jõuame sinna, et ma püüan asju ära lahendada läbi oma ohvriteenistuse. Loomi ei ohverda, aga ma ohverdan ennast. Oi, sa tead, kuidas Eesti mees teeb tööd. Ohverdame ennast pere nimel, aga pere jääb kaugeks. Suhe abielupaaride vahel jääb kaugeks, sest keegi ohverdas ennast. Mille nimel? Kas see või olla, et see on hoopis peitu pugemine ja põgenemine, mitte ohver? Ja nii inimene hakkab ohvrit tooma. Vanasti toodi templisse, täna mammonale, pingutustele, saavutusele, kontrollile ja muideks ka religioossele tegevusele. Vaadake, ohver on oma loomult midagi kallist, midagi väga olulist, midagi väga väärtuslikku. Ja see on muideks midagi, mis kannab sinu lootust, et see, mida sa tahad, läheb läbi. Ehk siis, kui sa ohverdad midagi, siis sa saad sellele vastu midagi veel paremat. Ja sellest muutub selline rutiinne tegevus, me ohverdame süsteemselt midagi, mille nimel, et saada midagi veel paremat. Aga kuula, ohver ei olnud Jumala jaoks kunagi eesmärk oma ette. Looma tapmine ei olnud eesmärk oma ette. Piiblis räägitakse sellistest meestest nagu prohvetist nagu Eeliast ja Baali prohvetitest. Seal on üks hea näide sellest, kuidas Baali prohvetid, neil oli võistlus, kumba Jumal on päriselt olemas. Ja siis Baali prohvetid hakkasid hüüdma oma Jumalat. Ja kuna see ei kuulnud neid, siis nad hakkasid ennast lausa lõikuma. Hirmus kole pilt. Aga ausalt öeldes mitte midagi juhtunud. Nüüd, taeva ja maa looja, tema prohvet Eelia ütles, olgu, pange siia loom ja nüüd pange hulganisti vett. Kastke see nii läbi, et see tilguks, lausa nõretaks.
Saate aru, see on nagu tehnika küsimus. Et lõke põleb, siis selleks on vaja, et lõke oleks kuiv. See on tehnika küsimus. Ohver ei ole kunagi mõeldud tehniliseks küsimuseks, vaid on mõeldud sisuliseks. Muideks selle Eelia palve peale Jumal neelas tules ära selle. See kõik põles ilusti ära. Armsad, Jumal ei otsi lihtsalt seda grillilõhna. Lihtsalt see ei ole see mõte. Ma võin juba julgelt öelda, et sa väsid ära nii inimeseks olemisest, mis on naeruväärne, kuidas saab olla väsida inimesest olemisest, aga kui inimene võõrandub sellest samast oma Jumalast, siis ta väsib ära sellest, sest ausalt öeldes see on nagu psalmides jäi silma, et inimene toreduses, kui tal pole arusaamist, kuulake nüüd, sul on kõik asjad, sul on raha, sõpru, kõike. Inimene toreduses, kui tal pole arusaamist, on loomade sarnane, kellele tehakse ots. Päris karm kirjakoht, ma mõistan. Jumal otsib südant, mitte tehnikat. Oleme arusaadav? Okei, väga hea. Mõned ütlesid jah. Jumal ei otsi lõhna, ta otsib südant. Ta tahab aru saada, mis su südames toimub. Jeesuse surma mõte ei olnud piin. Oi, piinaks teda. Piinaks surmani. Vaadake, ristilöömine oli väga tavapärane hukkamise viis. Selles ei olnud midagi erilist. Me vahest, oi Jeesus, sul oli nii valus, risti löödi, oi kätest. Jaa, seal oli sadu ka veel, kellel seda tehti. Sadu, tuhandeid. Kas nendel ei olnud valus? Keskajal põletati inimesi elusalt riidal. Okei, me ei lähe sinna. Mida ma öelda tahan, on see, et piin ei olnud eesmärk. Nii, mul on konkurent. Ma nagu täna pojale ütlesin kahte asja, et piibel ja sinu see telefon, need on kaks tugevat konkurenti. See telefon peaaegu alati võidab. Päris huvitav, on ju? Sul on valida, kas mängin Xboxi või loen piiblit. Ta ütles, nii raske on. Arusaadav. Jeesus suri ainukesena süütult, võttes kogu maailma patu enda peale, täiuslik ohver. Kõige suurem piin, mida Jeesus pidi kogema, oli täielik lahutatus isast. Seda kirjeldatakse põrguna. Sul ei ole mingit lootust ka tagasi pääseda. See on täielik lahutatus Jumalast. Ei mingit lootust. Jumal ei saada mitte kedagi põrgusse. Inimene valib ise oma tee põrgusse. Vabatahtlikult. Ja see teeb selle talumatuks. Te kõik teate, mis tunne on olla lootusetus olukorras. Ja pane nüüd sinna veel vinti peale ja vinti peale ja vinti peale, mitte ainult valu. Süütu kannatas. Täielikult süütu. Keegi, kellel ei olnud mitte midagi näidata, kannatas. Ja tema oli eraldatud isast. See on talumatu. Vot see oli ohver, see oli ohvri süda, ohvri tegu, ohvri armastus. Jumal ei andnud oma poega selleks maailma, et tekiks religioon. Vaid selleks, et saada kätte inimese süda uuesti. Me loeme Jumala sõnast korduvalt, kuidas Taaveti süda oli nii Jumala küljes. Saalomon oli ka alguses, aga siis oli rohkem naiste järgi soovi. Ja lõpetas ikka oma naistega. Inimese süda on nii petlik tegelane. Ta oskab näidata inimeste ees ennast hästi ja siis ta läheb mujale ja siis ta on silmakirjalik. Ja see on see, mille jaoks Jumal ongi, aga olgu.
ma tahan teie kiviste südamete asemele panna lihase südame. Ma tahan teie sisse panna uue vaimu. Ja see on ainus võimalus täna selles maailmas inimestel hakkama saada. Ei ole teist teed kuskile või mingit muud lahendust kui ainult läbi Jeesuse Kristuse. Kui Jeesus Kristus elab sinu südames, siis sa lase tal oma süda pehmeks teha. Ja siis sa saad hakata nägema elu teistmoodi. Jumal andis oma poja, et saada tagasi inimese südamesse. Selle ohvri kaudu, selle kaudu, mida Jeesus meie ees tegi, avati ligipääs. See on Jumala vaim, mis teeb selle võimalikuks. Miks kõik sisse ei astu sellesse? Miks kõik ei taha? Üks asi on see, et vaata, kui süda on ikka külm, siis ta on külm. Kui sina lähed oma abikaasaga riidu ja vaatad talle otsa ja ütled, onna andeks, siis sa võid saada 2 reaktsiooni. Üks reaktsioon on see, et sealt ta vaatab vastu sellised 2 panda silma ja need ütlevad, oi, anna mulle ka andeks. 2 pehmet südant ja sulanud riid. Pole enam. Või vastupidi, sa ütled, palun anna andeks ja ta vaatab sulle vastu jahtunud silmadega. Või kui minnakse lahku, siis sa näed vastaspooles neid jahtunud silmi. Paadunud süda võib teha mida iganes õigesti, aga tal ei ole elu. Elu ei ole. Silmad on, vaatab ja, aga elu ei ole. Armastust ei ole, käed on rusikas, ei ole avatud, ei ole kallistust, ei ole lahkust, ei ole teenimist, ei ole valmidust minna ja näha inimesi tänavatel või kus iganes nad on. Kaastunnet ei ole selles elus. See on väga, väga õnnetu elu. Heseekielis oligi see, ma annan teile uue südame. Ma annan teile sisse uue vaimu. Jumal ei paranda sinu vana südant. Ta annab sulle uue. Ja kui ta annab sulle uue, siis on tema sõna, et ta ei taha teatud sorti ohvrit sinu käest enam. Ära seda Jumalale vii ega too. Ära proovi. Ta ei taha ohvrit, et sa püüad teda mõjutada. Teda ei saa manipuleerida sellega, mis sa sinna ohvrikarpi panid. Panid sa vähe või palju, sa ei saa sellega mõjutada teda. See kõik on ainult sinu südame peegeldus, mis sa sinna paned. Saate isegi aru, kui sa oled parasjagu väga kitsi, siis ja kui su olemus on kitsi, siis ausõna, ei ole see käsi nii lahke. Aga siis on inimesed, kes on väga lahked, sest nad on kogenud seda lahkust. Nad on halastajad, sest nende peale on halastatud. Jumal ei taha ohvrit, mis asendab suhet temaga. Sa teed asju, aga sa ei tunne teda. Sellepärast ma ütlen, et kirikus käimisest ei ole kasu, kui sa ei otsi suhet oma Jumalaga. Aga ma olen nõus, et vahest see on teekond pehme südame poole, nii et käi edasi. Matteuse evangeeliumis ta ütleb nii, et see rahvas austab mind huultega. Mida see tähendab? Sa räägid, et ma armastan sind, aga sa ei näitle seda. See on kodus ka nii. Väliselt on kõik õige, seest aga tühi. 1. Saamuli 15:22. Kuulekus on parem kui ohver. Sa tood midagi Jumalale, aga elad ikka oma tahtmist. Ma tahan halastust rohkem. Ma tahan halastust, mitte ohvrit. Ma sõitsin täna siia 100 kilomeetrit, 100 sõidan tagasi. Kas see teeb minust Jumalale meelepärasema kui sinu? Võib-olla keegi on samamoodi sõitnud. Ei, Jumal ei vaja minu kilomeetreid. Tema tahab ainult minu südant. Kristuse ohvri eesmärk, miks Jeesus suri ristil sinu ja minu eest, ei ole see, et sa hakkaks rohkem ohverdama. Minu 2 noorema poega said ristitud ja üks vestlus oligi sellest, et mis on ristimise tagajärg. Kui sina saad ristitud, mis on? Me hakkame paremini käituma. Vastus on ei.
sõltub, kust see käitumine tuleb. Kas see tuleb muudetud südamest või korrigeeritud käitumise viisist. Ma võin täna sellele väiksele tütrekesele siin öelda, et käitu viisakalt. Ta on 2 minutit paigal ja edaspidi mitte, sest ma olen korrigeerinud ainult tema käitumist, mitte tema südant. Niisiis ei ole meie moraali lugemine meie lastele eriti kasulik, sest see suunab ainult nende käitumist, aga mitte nende südant. Halastust on vaja rohkem, ütleb Jumal, mitte ohvrit. Nii et Jumal ei lükka tagasi lihtsalt ohvrit, ta lükkab tagasi ohvri, mis ei tule südamest. Halastus toob sind Jumalani ja Kristuse ohver avab sulle tee. Teate, kõige ohtlikum ohver, mida sa saad tuua, on see ohver, mis otsib lunastust ilma Kristuseta. See tähendab, et sa üritad osta Jumala lähedust. Mariana on rääkinud, et kui tema käis pihil, siis temale anti nõu lugeda 10 meie isa palvet. Ka Eesti kirjandusest on see tuttav, kui sa oled midagi valesti teinud, loe meie isa palveid natukene. See võib ka ülistus olla, aga need ei ole valed asjad, aga need ei ole tee Jumala südameni. Ainus tee on Jeesus, tema on tee, tema on tõde ja tema on elu. Jumala tundmine, viimane. Jumala tundmine ja taaskord ei ole religioosne tegevus. Jumala tundmine on elu ise. Mulle meeldis hiljuti üks väga hea näide, et kui mina viiksin sind täna ühte suurepärasesse restorani, suurepärasesse, kõige paremasse üldse, ja sa istud ja ma lasen serveerida sulle absoluutselt suurepärase toidu. Väga ilusa garneeringuga, läbimõeldud maitsed ja see tuleb su ette ja sa vaatad seda toitu kõigepealt silmadega ja siis sa naudid seda. Ja ma küsin sinu käest pärast seda, kui sa oled selle ära söönud, kas sa usud, et kokk on olemas? Sa ei kahtle selles. Ja ometi selles maailmas, kui me elame ja ringi vaatame seda loodut ja ilu, me küsime, kas Jumal on olemas? Johannes evangeeliumi 10. peatükk 14. salm. Mina olen hea karjane ja minu omad tunnevad mind. Nad tunnevad mind, nad ei tea ainult minust, nad ei ütle, et nad teavad minust, vaid nad tunnevad mind. Me ei kutsu teid Jumala juurde, et ja Jumal on olemas, me kutsume teid tundma Jumalat, elavat Jumalat. Ta ütleb, nad tunnevad mind. Kristuse suurim tragöödia või ei ole ainult patt, vaid see, et inimene jääb Jumalast eemale ega õpi teda tundma. Jumala sõna räägib korduvalt, nad ütlesid issand, issand ja siis nad tegid minu nimel asju ja käisid ja tegid, aga Jumal ütleb, et aga ma ei tunne neid. Nad tegid minu nimel asju, aga ei tunne. Rõhuasetus on Jumala tundmine. Halastusohver, Jumala tundmine. Jumala tundmine, see on midagi, kui öelda, et millesse Adele panustada oma elus õppida. Ja õpi arhitektuuri või mida iganes, aga panusta oma elu Jumala tundmisse. Sa ei eksi, 0 võimalust eksida, 100% garantii. See ei puuduta Adele ainult sind, vaid meid kõiki. Jumal on meid ennem armastanud. Ma tahan korrigeerida seda, me ei hakka uskuma Jumalat ega ei hakka armastama Jumalat. Mitte keegi ei oma sellist võimet, kui Jumal ei oleks teda ennem armastanud. Sind on armastatud. Sul on halastust juba antud. Kristuse surm on juba täiuslik. Ei tule järgmist ohvrit. Ohver on tehtud läbi kõik. Nüüd ainult võtta vastu. Mulle meeldiks, kui sa ütleksid täna väljakutse vastu võetud, Elari.
au Elari, aga milles seisneb väljakutse? Ütle, et olgu ütlustaja. Selle sinu sõna peale ma olen siis valmis hakkama Jumalat rohkem tundma õppima. Ma olen valmis, ma tahan seda teha. Kui sa ei ole täna enamaks valmis, siis see on väga hea algus. Olgu. Mul on olnud päris huvitavad vestlused inimestega, teoloogilised, erinevad. Ja kui ma küsin ta käest, aga kui palju sa tegelikult oled otsinud versus mida sa oled meedia või peavoolumeedia või YouTube'is natuke siit sealt näinud, kui palju sa oled tegelikult tahtnud õppida? Tegelikult ei ole. Aga millest me siis räägime? Kui me õpime Jumalat tundma, siis siin on mõned väga olulised asjad, mis hakkavad juhtuma. Selle Jumalaga teda tundma õppides on asju, mida keegi teine ei tea peale tema minu kohta. Ja see puudutab minu tulevikku. Miks sul on sageli hirm homse ees, on sellepärast, see on ju tundmatu. Mis saab? Mis saab sellest maailmast? Ma võin teile lugeda ilmutuse raamatu ette, aga täna ei ole aega. Siin on kirjas, mis saab sellest maailmast. Ja ta ütleb seal nii ilusti, et aga te ei pea kartma. Te ei pea kartma. Võit on garanteeritud. Kristus on juba võitnud. Aga natukene peate kannatama. No see meile lihtsalt ei meeldi. Jumal teab minu kohta midagi, mida ma ise ei tea. Ja kui teda tundma õpin, siis ta hakkab mulle avaldama asju minu kohta, mida ma pean teadma. Sest ta ütleb, te olete mu sõbrad ja ma hakkan teile ilmutama asju. Ja see on üks oluline osa usuteekonnast on see, et Jumal ilmutab sulle su elu. Kuhu sa pead minema, kuidas sa pead tegutsema, millega ma pean tegelema, millega mitte tegelema. Ja sul ei ole vaja kedagi vasakul ja paremal, et nad ainult sind suunaksid. Ja su üle pannakse pastor sageli. Leia kogudus, ma ütlen sulle. Kui ma olen seda 10 korda öelnud, ütlen veel, leia kogudus ja käi seal ja teeni seal, ole seal kui pereliige. Olete alati ka siia tere tulnud. Tõeline reaalsus on see, kallid, et püha vaim hakkab sulle avama isa südant. Kui sul seda ilmutust ei ole, sul on kitsas käes. Ja sul on päris raske. Ma olen täiesti kindel, et sul on päris raske, kui sa ei saa öelda, et mind juhib püha vaim. Kui sa ei saa öelda, et ma otsin Jumala sõnast ja püha vaimu käest tarkust. See on päris raske. Kogu kaastunne, ma ütlen selle peale, kogu kaastunne, sest see on talumatu elu. Ma pean lootma ainult talupoja mõistusele. Aga sellest piisab ainult 70-80 aastaks. Ka siis, kui mõistus on selge lõpuni. Ainus, millega sa mööda ei pane selles elus, on õppida tundma Jumalat. Filosoofia on proovinud, teoloogia on proovinud, intellekt on proovinud, aga Jumalat sa ei leia analüüsiga. Ükskõik kui palju sina analüüsid. Mina olen isiklikult palju filosoofe lugenud. Nad jõuavad kõik täpselt ühe kohani välja. Üks jõuab sinna, et Jumal on surnud. Nietzsche. Ja teine ütleb, et aga võib-olla on mõni gnostik. Psalm 51:19, Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim. Ma hakkan lõpetama. Ma tean, teie kuulamisel on oma piirid. Aga vaadake, Jumal paneb ennast uhkete eest lukku. Kinni. Ta peidab ennast uhkete eest, aga ilmutab ennast alandlikele. Ta ilmutab ennast nendele, kelle kohta ütleb, et väljakutse vastu võetud. Ta ütleb nendele, et olgu, ma hakkan suga siis tööle. Ta töötab inimestega eraldi, ta teab su iseloomu ja ta nõustub sellega. Ta nõustub, et sul on iseloom ja et sa ei pea olema nagu kõik teised, vaid sa saad olla sina ise. Aga ole nüüd mees ja ole nüüd naine. Ja võta see sama Jumal. Ja ütle talle, et olgu, hakkame koos minema. Heebra keelde sõna tereh on teekond.
Jumala sõna räägib palju teerehist ehk palju teekonnast, see on teekond. See ei ole sihtpunkt, see on teekond, kuhu Jumal sind kutsub. Ja Jumala tundmine ongi selle teekonna osa. Meie otsime teiega sellised vaimulikke kõrgpunkte, aga tegelikult on neid kõrgpunkte elus ja on ka madalpunkte. Suures osas kogu meie teadlik elu koosneb teekonnast. Ja see on see, kuhu Jumal sind kutsub. Teekonda iseendaga, mis kestab lõpuks terve igavikku. Ja nüüd ma annan siia lõppu veel ühe tähenduse, miks sa võiksid Jumalat tundma õppida. Miks on see Jumala tundma õppimine nii tähtis? Vaadake, lihtne arusaam loodusest. Õunapuu viljad ehk õunad ei ole õunapuule endale söömiseks. Ta ei söö neid õunu. Ta ei õgi neid. Ja see on oleks nii perversne näha, kuidas õun sööks enda õunu või õunapuu enda õunu. See on imelik, aga mulle kangestus pilt inimesest, kes elab ise endale. Ta nagu sööks ennast. Hirmus vaade. Jumal on loonud inimese nagu õunapuu teiste jaoks. Peegeldama oma headust ja heldust ja lahkust ja halastust. Sinu roll siin elus, tundma õppida oma Jumalat, on ainult selleks, et peegeldada teda iga päev ja teid nimetatakse valguse lasteks. Valgus peab sinust välja paistma. Oi, Elari, aga mul on see häda, teine häda. Anna ära. Üsna kohe jõuame eespalvesse. Anna ära. Ma palun, et püha vaim aitaks sul täna ära anda, et sa saaks valgust laps olla lõpuks ometi. Et sa ei käiks ringi nagu ohver. Ta ei taha su ohvrit. Ta tahab su südant. Ja milline see süda olema peab lõpuks? See peab olema lumest valgem, sest seda Kristus tegi. Muidu see ohver ei ole täiuslik. Sa pole seda vastu võtnud. Sa pole kogenud reaalset halastust, sest sa tahad õiglust. Ma tahan kätte maksta. Ma lõpetan selle sama hüljatud raamatust, aga nüüd teise poolega. Ma alustasin Jean Valjeaniga ja lõpetan Haverdiga. See on nüüd see mees, kes seisab õigluse eest. Ta on politseinik. Tema tahtis õiglust, mitte natukene, aga täielikult. Ta uskus, et maailm peab olema korras, et hea peab saama tasu ja halb peab saama karistuse. Kui vaja, viib ta selle ise ellu. Ta elas seaduse järgi, hingas seadust, ta oli valmis tegema kõik selleks, et oleks kord majas. Nii, ja siis ta kohtub mehega, kes ei anna talle enam rahu. Ta kohtus mehega, kes pidi olema süüdi, aga elas õiglasemalt kui tema ise. See ongi see sama Jean Valjean. Ja ühel hetkel see sama kurjategija päästab tema elu ja ei nõua temalt midagi. Ei nõua kättemaksu, annab lihtsalt armu. Ja nüüd see sama seadus nimega Havert on tegelikult murdepunktis. Kui seadus on kõik, siis see mees peab olema halb. Kui seadus on kõik, mis meil on, siis see mees peab olema halb. Aga kui see mees on hea, siis kogu tema maailm langeb. Kuidas see saab olla? See on täielikult vastupidine. Ja ta ei suuda sellega leppida, ta ei paranda meelt, ta ei paindu ja ta ei õpi armu vastu võtma. Ja ta murdub. Ja see on mees, keda muideks ei tapnud patt, vaid tappis õiglus ilma armuta. Ja kuula nüüd väga tähelepanelikult. Jeesus ütleb, kes teie seast on patuta, visaku esimene kivi. See tähendab, et mäng käib ainult õigluse peale, siis ei jää keegi püsima. Mitte ükski, mitte keegi siit. Kas sina oled piisavalt õige? Kas sina võtad armu vastu, mida Jeesus ristil tõi sinule? See on su ainus võimalus. Ja Havert ei suutnud seda teha, sest Havert hüppas külma seini jõkke.
ja tappis ennast. See jutlus koosnes täna 3 peamisest osast. Halastus, ohver ja Jumala tundmine. Ja sõna oli, ma tahan halastust. Selleks, et sa seda saaksid edasi anda teistele siit minnes, selleks pead sa võtma vastu Jeesuse ise endale oma südamesse öelda, et Jeesus, halasta sina kõigepealt minu peale. Ole mulle armuline. Me kulpame maksima kulpa. Ma olen süüdi, ma olen täielikult süüdi. Halasta mu peale, Jeesus. Ja see sama taeva kuningas, kes löödi risti ja 3. päeval Jumal äratas tema ülesse, ütles, sulle on sinu patud andeks antud. Selle samale kurjategijale ütles ta, veel täna ma kohtun sinuga paradiisis. See on see halastaja Jumal, keda mina usun, keda ma uskun minu isa, minu vanaisa, minu vanaisad. Ja kui sa täna otsustad, siis see võib ka sinu pere elu muuta. Kui sa nii otsustad. Aamen. Aamen. Tõuseme palveks. Jumal, ma tänan sind, et sa ei öelnud vastupidi, et te olete orjad ja tehke, mis ma teile ütlen, vaid sa ütlesid, te olete sõbrad. Ja ma annan teile teada teed, mida tuleb kõndida. Jumal, ma tänan, et su sõna teeb selle nii selgeks ja et su püha vaim seda nii selgelt avab, et me saame ja võime käia selle juhiste järgi. Ja sa ootad täna oma koguduselt, et see näitaks selles maailmas, kus on kõik paigast ära, suurt halastust. Halastust nendele, kes on palju eksinud, halastust nendele, kes on hüljatud ja tõrjutud, halastust nendele, kes on katkised, vaimult vaesed, puruks pekstud, halastust nendele, issand. Sa oled ise, Jeesus, näidanud halastust. Ja ma palun täna, et igaüks, kes me siin täna oleme, ma palun seda kogudusena, et me võiksime seda halastust sellesse maailma edasi kanda. Isa, aita, et see uus kiriku aasta, nagu me seda nimetame, võiks saada just nagu erilise tähenduse sinu halastuse läbi inimestele, kes elavad meie ümber, meie oma pere. Et meie südamed oleksid pehmed, Jumal. Et me oleksime avatud sinu kallile püha vaimule, mis on vaja teha. Et me oleksime mitte ise enda jaoks selles maailmas, vaid nende jaoks, kes vajavad halastust. Kes vajavad, Jumal, sinu armu puudutust. Et see armu puudutus sinu koguduse kaudu kasvaks. Anna, Jumal, näha muudetud elusid. Isegi tahaks öelda, et me ei lepi vähemaga kui muudetud eludega. Ärata oma koguduse elavale usule. Jumal, sa teed imesid, sa teed neid siin koguduses, sa teed neid Eestimaal. Sa oled imede Jumal, halastaja Jumal, armuline Jumal. Ja kui meid on vaatamas või täna keegi siin, kes kogeb, et sa ei ole tõeliselt halastust mitte kunagi kogenud, siis ma ei tahaks, et sa lähed täna ära ilma, et sa ei ole öelnud, et ma tahan kogeda seda halastust. Ma tahan kogeda, et Jeesus Kristus, kes on minu ees surnud süütult, et ta halastaks ka minu peale. Sest mina olen süüdi. Aga Jeesus Kristus võtab sinu süü ja on võtnud enda peale ja sa saad olla täiesti vaba. Kui kellelgi on südames mõni ohver, mida sa väga tahaksid tuua Jumalale, siis nüüd ütleb Jumal sulle, et pane see maha.
pane see koorem maha. Mis iganes see on, millega koos sa oled olnud või mis kannab sind. Sa ei kanna ainult seda, vaid see kannab ka sind. See koorem kannab ka sind. Siis täna on see koht, kus tuleb see maha panna. Jumal, ma tänan sind selle eest, et sa praegu aitad inimesi. Sinu püha vaim aitab mõista ja mõtestada ja justkui maha panna kõik koormad. Jumal, sa täna kutsud kogudust üles võtma enese peale rist. See on kõik hea, mis tuleb sinu käest. Võtta eneste peale rist. Tänan sind, Jumal, selle ilmutuse eest ja sinu armu ja halastuse eest. Aamen.